Isotoopid on aine aatomi teisendid, mis erinevad aatommassi ehk neutronite arvu poolest. Neutronite arv muudab elemendi omadusi peamiselt selle stabiilsust. Et kui meil on tavaliselt näiteks süsinik, siis kui me vaatame perioodilistustabelist, siis süsiniku see aatomnumber ehk siis tema prootonite number on 6 ja siis tal on ka aatommass, mis on 12,01. Ja kui me tahame teada, mis on süsiniku neutronite arv, siis me peame lahutama aatommassist prootonite arvu, ehk siis ma praegu ümardan 12 miinus 6. Aha, me saame teada, et tal on 6 neutronit. Aga siin on ka 12,01 ja miks siin on see 0,1 ongi see, et tegelikult on ka olemas süsinikke, millel on teistsugune kogus neutroneid. Ja see massiarv tuleb sellest, et võetakse kõik erinevad süsinikud ja siis võetakse nende massiarvude või nende keskmine. Ehk siis tegelikult see on siin võetud keskmine, et see ei ole see, kui sa näed individuaalset süsinikku, siis tal tavaliselt ei ole just täpselt see massiarv, vaid see on lihtsalt üks keskmine, mis on välja arvutatud ja mõõdetud. Aga näiteks kui me räägime uraanist, siis kindlasti ollakse kuulnud uraani erinevatest isotoopidest. Ja kuidas me kirjutame erinevat isotoopi on see, et me võtame element, E on siin element, A on aatommass ja siis Z on aatomnumber ehk siis prootonite arv ehk siis tuumalaeng. Kui me tahame sama asja teha süsinikuga, siis me kirjutame C nagu süsinik. Siis me kirjutame üles tema aatommassi, et ütleme, et selle aatommassi on 12 ja alla me kirjutame tema aatomnumbri ehk siis 6. Ja ütleme, et meil on ka uraan ja uraani on mitu erinevat isotoopi ja uraani erinevad isotoopid jällegi erinevad lihtsalt neutronite arvu poolest, et tema prootonite arv on alati 92, see on ka tema aatomnumber ja siis 92 kirjutame siia. Ja uraanil on näiteks kõige levinum, tema isotoop on 2, 3, 8. Et kui me tahame teada, palju temal on neutroneid ja kui palju temal on prootoneid, siis me saame lihtsalt vaadata, 92 prootonit. Ja siis me saame teha 238 miinus 92, mis on 146 neutronit. Ja samas on ka teistsugust uraani. Näiteks on olemas uraan 2, 3, 5 ja sellel on samamoodi 92 prootonit. Aga kui me tahame teada, mitu neutronit tal on, siis me peame jälle selle välja arvutama. Ja tal on 143 neutronit. Ehk siis mõlemad uraani isotoopid, ehk siis aine teisendid, mis erinevad ainult neutronite arvu poolest, on siiski uraan. Lihtsalt nende ainus erinevus ongi, mitu neutronit neil on ja need neutronid muudavad seda, kui stabiilne teatud isotoop on. Ja seda stabiilsust kasutatakse näiteks ära, kui on vaja kasutada uraani näiteks tuumakütusena. Sellepärast, et mingid uraani isotoopid on võimelised lagunema ja neid saab kasutada kütusena, aga mingid ei ole.